Tere kõigile! Mina olen Kaja. Mina olen välja õppinud hüpnoositerapeut ja mind huvitab absoluutselt kõik, mis on seotud universumi seadustega, kõik, mis on esoteeriline ja see, miks me siin oleme, mis on meie ülesanded, mida me oleme tulnud tegema. Ja see kõik on omavahel seotud. Tänaseks ma olen plaaninud teha hüpnoosiseansi, mis on seotud rahablokeeringutega. Kuna rahablokeeringud on meil kõigil ühel või teisel määral ja üldiselt tegelikkuses suhe rahaga kujuneb meil välja juba ennem 7. eluaastat. Ja see on huvitav. Juba selles vanuses tegelikkuses on piirid paika pandud meie alateadvuse poolt. Ja kahjuks nii on. See määrab vägagi ära selle, et kas me siis saame kunagi rikkaks või me jäämegi sinna vaesusteadvusesse. Üks põhjuseid muidugi, miks me rikkust ei saa, on see, et tegelikkuses me oleme harjunud. Me oleme harjunud olema kitsikuses, me oleme harjunud sellega, et kuidagi toime tulla, et piisavast piisab. Ja selleks, et neid piire nihutada, ma tänase hüpnoosiseansi nagu välja töötasin või valmis tegin. Sest meie aju üks reeglitest on see, et ta hoiab meid võõrastest asjadest ja tundmatutest asjadest eemal ja surub meid sinna suunda, mis on meie jaoks tuttav ja harjumuspärane, isegi siis, kui see tegelikkuses meie jaoks ei ole mugav. Aga see on sisse tallatud tee ja see on ohutu. Ja ma arvan, et me võime alustada. Järjekordselt oleme me sealmaal väljas, kus te peate leidma endale aja seda kuulata ja koha, kus te saate kogu selle aja olla segamatult, et ei tuleks kass sülle või et lapsed ega pereliikmed tuleks hõikama, kutsuma, nõudma midagi. Ja see on ka kõik, mida te peate tegema. Te ei pea mitte kuhugi minema ja mitte midagi muud tegema. Ja hüpnoosi minemine on iseenesest väga lihtne. Lihtsalt teeme katse, vaadate nii üles kui võimalik. Lõug käib alla, lõug ei liigu kaasa. Silmamunad liiguvad nii üles kui võimalik. Nii kõrgele kui saate, täpselt nii nagu tahaksite vaadata oma kulme. Ja nüüd, kui te silmalaud sulete otse alla lõpuni välja, silmad kinni, samal ajal kui silmamunad on üleval, siis te tunnete seda võbisevat tunnet oma silmalaugudes. See on REM ja see näitab seda, et te lähete rahunevasse seisundisse. Täpselt sama asja te võite märgata väikestel lastel enne magama jäämist, kui silmamunad pööravad pahempidi. Ehk siis nad ongi selles niinimetatud hüpnootilises seisundis. Teada, kas pole. Ja nüüd, kui te olete valmis, olete ennast sättinud mugavalt, nii et käed-jalad ei ole risti, sest ristis jäsemed ei lase energiatel liikuda, samamoodi ei ole te piisavalt vastuvõtlikud siis. Ja nüüd, kui te olete mugavalt, siis võime alustada. Vaata nii kõrgele kui võimalik, nagu tahaksid vaadata oma kulme. Ja lihtsalt hinga sügavalt sisse ja hinga sügavalt välja. Iga kord, kui sa pilgutad oma silmi, seda sügavamasse hüpnoosi sa lähed. Lihtsalt hinga veel korra sügavalt sisse ja sügavalt välja.
ja veel korra hinga sügavalt sisse ja välja ja viimast korda sisse hingates hoia oma silmamunad üleval ja välja hingamisel lihtsalt sule oma silmalaud alla lõpuni välja. Kui su silmalaud sulguvad, lihased ja närvid su silmas ja silma ümber muutuvad raskeks, uimaseks, uniseks. Sinu silmalaud hakkavad tunduma, nagu need oleks kinni liimitud, pitseeritud, tihedalt kinni lukustunud. Mida tugevamalt proovid oma silmi avada, seda rohkem tunned, et need on kinni liimitud, suletud, lukustunud. Lihtsalt unusta kõik oma silmamunade kohta, lastes neil minna vabasse olekusse, samal ajal lastes oma kehas tekkida triivival, hõljuval tundel. Langeta kergelt lõug, et saaksid tunda alla vaatavat tunnet, nagu vaataksid alla üle rõduserva või alla 10 trepiastmest. Ja kui mina loen 10-st 1-ni, tahan, et sa näeksid oma jalgu, kuuleks oma jalgu ja tunneks oma jalgu astumas igal ja kõigil astmetel, kui sa lihtsalt lähed sügavamale. Liigud astmele 10, nagu iga lihas, iga närv läheb lahti, laseb lahti ja sa lähed sügavamale. Astud astmele 9 ja sa näed, kuidas su jalad liiguvad igal astmel, kui sa lähed sügavamale. Astud 8. astet ja sa kuuled, kuidas sinu jalad puutuvad kokku kõikide astmetega, kui sa lähed sügavamale. Astud astmele 7 ja sa tunned, kuidas sinu jalad puutuvad kokku iga astmega, kui sa lähed sügavamale. Astud astmele 6, nagu iga heli, müra ja liikumine sinu ümber kannab sind kaugemale, sügavamale, palju sügavamale hüpnoosi. Astud 5. astmele, oled poolel teel triivides sügavamale. Astud astmele 4, nagu iga heli, iga müra ja liikumine sinu ümber kannab sind kaugemale, sügavamale hüpnoosi. Astud astmele 3, nagu iga lihas, iga närv läheb lahti, laseb lahti ja sa lähed sügavamale. Astud astmele 2 ja lähed sügavamale iseenda teadvustamisse. Astud astmele 1 ja lihtsalt mine sügavamale, triivi sügavamale, vaju sügavamale. Ja kui ma teen sõrmenipsu, lähed sa sügavamale, triivid sügavamale, vajud sügavamale ja sügavamale tähendab lihtsalt minekut iseenda teadvusesse. Ja ma tahan, et sa kujutaksid ette, et sinu silmad on kinni liimitud, suletud, lukustunud. Mida rohkem sa proovid oma silmi avada, seda rohkem tunduvad need olevat lukus. Proovi oma silmi avada ja sa leiad, et need on lukus, mine sügavamale. Proovi oma silmi avada ja leia, et need on nagu kinni liimitud. Mine sügavamale. Proovi oma silmi avada ja leia, et need on kokku sulanud, kokku suletud. Lukus, mine ainult sügavamale. See on imeline. Ja kui sa lähed sügavamale, sinu jaoks on mõistmine jõud. Ja mõistmine hüpnoosis on kõige fenomenaalseim, erakordseim, vabastavaim jõud. Ja nagu sa lähed sügavamale, siis sa taipad, et sinu ajutöö on teha seda, mida ta arvab, et sina tahad, et ta teeks.
ja ta mõistab, et see, mida sina tegelikult tahad, mida sa vajad iseendale, mida sa endale nõuad, mida sa iseendale annad, on teadmine, et sa väärid raha ja rikkust. Sa väärid seda kõike, sa oled piisav selle kõige jaoks. Kuna meie aju lükkab meid selles suunas, mis on meile tuttav ja eemale sellest, mis meile on uus ja võõras, siis me peame tegema selle, mida me tahame, aju jaoks tuttavaks. See tähendab seda, et ma tahan, et sa kujutaksid endale ette, milline on see summa, mida sa sooviksid igakuiselt teenida, muutes selle summa iseenda jaoks tuttavaks, muutes rikkuse ja külluse iseenda jaoks tuttavaks. Ja samal ajal sa hakkad uskuma, et see summa on täpselt see, mida sa väärid. Sa väärid iga senti sellest ja rohkemgi veel. Ja tea, et see, mida sa tahad, tahab sind. See, mille poole sa liigud, liigub sinu poole. Seega ma tahan, et sa kujutaksid ette endale, milline on sinu jaoks elu, kui sa oled rikas, kui sul on raha, sa ei pea mitte millegi pärast muretsema. Sa ei pea muretsema, kuna on su järgmine palgapäev. Sa ei pea muretsema, kuidas oma arveid makstud saad. Sa ei pea muretsema absoluutselt mitte millegi pärast. Ja ma tahan, et sa näeksid just seda ja veelgi rohkem. Ma tahan, et sa tunneksid seda tunnet. Mis tunne sul on, kui sa ei pea muretsema? Milline on see tunne, kui sa ei pea muretsema, kuidas arved makstud saad? Sa ei pea muretsema mingisuguste äkiliste kulude pärast. Sul on nii palju raha, et arvete maksmise pärast ja äkiliste kulude pärast pole vaja üldse muret tunda. Sul on nii palju raha, et terve ülejäänud elu sa võid lihtsalt muretult elada. Ma tahan, et sa tunneksid seda tunnet. Mis tunne see on, kui sul puuduvad mured? Mis tunne see on, kui sa saad lihtsalt olla ja lubada endale täpselt kõike seda, mida sa tahad? Kuidas sa siis käitud, kui sul on õnnelik elu, sul on palju raha? Millise autoga sa sõidad? Millises majas sa elad? Milliseid riideid sa kannad? Mida sa sööd? Millises riigis sa elad? Millisesse riiki sa lähed reisima? Kellega sa kohtud? Kellega sa koos reisid? Mida sa tahad reisidel näha? Mida sa tahad oma kodus näha? Võib-olla sa ei tahagi reisima minna. Võib-olla sa tahadki investeerida iseendasse, oma kodusse. Milline on sinu kodu? Iga pisidetail. Milline on köök, milline on köögimööbel, milline on sinu magamistuba, milline on sinu vannituba? Mis sul veel seal kodus on? Kas sul on seal saun või on sul mullivann või on sul bassein? Milline on see imeline auto, millega sa sõidad? Või kas sa üldse ise sõidad? Kas sul on palgatud autojuht? Kuidas oma aega veedad? Kuidas sa räägid? Kuidas sa käitud? Milliseid riideid sa kannad? Tunne seda tunnet. Näe iga detaili sellest.
pisimagi täpsusega detaili ja seda tunnet, mida sa naudid, mida sulle meeldib teha, millistes trennides sa käid, kus üldse trennides käid, millega sa sisustad oma päevasid. Ja peamine, et sa järgiksid oma südameteed ja pakud maailmale oma teenuseid, oma väärtust just õige väärtusliku hinnaga. Ja kui sa ütled mulle seda, et sa ei tea seda tunnet ja sa ei oska seda ette kujutada, seda enam ma tahan, et sa jääksid siia ja kujutled seda, näed seda, kuuled seda, tunned seda. Just nii kaua, kuni see muutub sulle tuttavaks. Just nii kaua, kuni sa tunned ennast selles tundes mugavalt. Kuni sa samastud sellega. Ja ma tahan, et sa näeksid iseennast saamas õiglast tasu oma töö eest. Sinu oskused kasvavad ja sina kasvad koos nendega. Sa oled väärtuslik ja sa väärid oma töö eest väärilist tasu. Sa oled alati väärinud. Sinu tehtud töö on alati olnud väärt väärilist tasu, sest sina väärid seda. Ma tahan, et sa näed ennast rikkuses. Seda, et sa elad rikkuse maailmas. Sa mõtled nagu rikas. Sa tegutsed nagu rikas. Sa räägid nagu rikas. Ja ma tahan, et sa näeksid ja kuuleksid ennast. Kui sa ütled inimestele, millist tasu sa oma tehtava töö eest tahad. Sa kuuleksid eriti oma häält, kui sa ütled, mida sa tahad oma tehtava töö eest. Millist tasu sa tahad oma tehtava töö eest. Kas see on rahulik ja kindel? On see teistele arusaadav ja veenev? Kas sa oled ise sisemiselt kindel ja rahulik? Sa oled suure tasu vääriline. Suur raha ei ole kurjast, see ei muuda sind. Suure rahasumma omamine toob sinus välja imelised omadused, mis on sinu sees alati olnud. See võimendab sinu empaatiat ja suurt imelist südant, mis on alati olnud kaastundlik ja abivalmis, aitamaks inimesi, kes küsivad seda sinult, kes paluvad su abi. Ma tahan, et sa tunneksid seda tunnet, mis tunne on aidata oma naabrit, oma sugulast, oma ema, ostes neile reisi soojale maale, makstes kinni nende puhkuse, makstes kinni oma õe koolituskulud. Ma tahan, et sa tunneksid seda tunnet, kujutaksid ette, mis tunne see on, et sa saad teisi aidata. Sa väärid olemaks rikas. Sa väärid oma töö eest väärilist tasu saamaks. Ja sa väärid oma töö eest väärilist tasu. Igas väärtuses oled sa väärtuslik ja sa väärid kõike seda. Ma tahan, et sa näeksid ennast arenemas ja pakkumas maailmale teenuseid väärilise tasu eest. Sest sa väärid seda. Ja nüüd ma soovin, et sa teeksid lauseid. Mina olen. Öeldes need välja enesekindlalt ja vankumatult. Mina olen väärt rikkust. Mina väärin rikkust. Mina tõmban ligi rikkust. Mina olen rikas. Ma olen andekas. Ma vaatan üle oma unikaalset oskuste pagasit. Ma väärin raha. Ma väärin rikkust. Ma olen edukas. Ja nüüd
ma tahan, et sa lisad siia oma tehtud lauseid. Midagi sellist nagu ma väärin palgatõusu, ma väärin edu, ma väärin väärilist tasu. See, mille sa lisad, mina olen, loob sinu. Ja nüüd võta hetk ja loo siia oma lauseid ja muuda need vägagi personaalseks, mis on seotud sinuga. Näiteks nagu ma väärin palgatõusu, ma olen rikas, ma olen väärt raha. Ja nüüd ma tahan, et sa looksid lauseid. Mina olen isik, kes. Ja esimese lause, mina olen isik, kes tõmbab rikkust ja raha ligi lihtsalt ja kergelt. Mina olen isik, kes lihtsalt suurendab oma rikkust. Mina olen isik, kes naudib seda, kui ta saab kulutada oma rikkust teistega ja kes naudib seda, kui teised inimesed kulutavad oma raha minu peale. Ma olen isik, kes leiab, et rahast on lihtne rääkida. Ja nüüd ma tahan, et sa võtaksid aega ja teeksid paar lauset veel personaalselt iseenda kohta. Ja alusta, ma olen isik, kes. Ja nüüd ma annan sulle ühe veel väga imelise lause. Mina olen isik, kes manifesteerib raha lihtsalt ja kergelt. Mina olen meister manifesteerija. Ja nüüd ma tahan, et sa ütleksid seda enesekindlalt, veendunult, vankumatult. Mina olen meister raha manifesteerija. Sa manifesteerid suurt raha õigetel põhjustel. Ma tahan, et sa näeksid seda, tunneksid seda, maitseksid seda, kuuleksid seda. Sest meie aju eesmärk on muuta sinu mõtted reaalsuseks. Seega näe, kuule, tunne, maitse, mis tähendab olla rikas. Sa oled piisav ja sa väärid rikkust. Sa oled seda alati väärinud. Ja sa väärid seda ka tulevikus. Ja iga päev sinu alateadvus motiveerib sind, tingib sind, sunnib sind, programmeerib sind mõistma, et see, mida sa tahad, on sinu jaoks kättesaadav. Iga päev sa oled teadlik, et sinul on võime muutuda. Sa võtad selle võime, sa omad seda võimet. Sul on meeles kuulata seda salvestust. Sa mäletad iga päev, minu hääl tuleb sinuga. See jääb sinuga. Sellel on kõige võimsam, kõige tugevam, kõige tervendavam mõju sulle. See pilt sinust, kus sa oled rikas, on nii selge, nii ehe, nii tõeline. See oled sina. Kõik on õigel ajal, õigel kohal. Sa ei pea mitte midagi tegema peale mõistmise, et iga päev sa kuulad minu häält, mõtled neid mõtteid ja lased neil piltidel endasse tulla. Sa vastad neile soovitustele võimsalt. Iga päev sa ütled iseendale, mina olen rikas. Mina väärin rikkust. Kõik, mis sa pead tegema, on mõtlema neid mõtteid, kuulama neid sõnu, nägema neid pilte ja vastu võtma need soovitused,
Neil soovitustel on tugev, tervendav mõju sulle. Sa vastad neile otsestele vaimsetele käskudele perfektselt, võimsalt, sest sa oled imeline ja tark isik. Isegi kui sa kuuled neid sõnu, sinu briljantne aju juba loob pilte sellest, mida ma ütlen ja hakkab manifesteerima seda sinu jaoks. Iga päev oled sa motiveeritud, sunnitud, programmeeritud, inspireeritud oma elu liikuma saama. Ja sa tead, et sa suudad seda teha. Ja nagu sa kuulad seda salvestust, minu hääl tuleb sinuga. See jääb võimsalt, jäädavalt kõikjale sinusse põimitult. Ja kuna sa oled soovitustele vastuvõtlik lühikese aja jooksul, kui sa neid sõnu kuuled, isegi ilma salvestuseta, kuhu iganes sa lähed, minu hääl tuleb sinuga. Mis siis? Muutub sinu hääleks. Öeldes sulle, et sa väärid rikkust. Sa oled piisav selleks. Mida rohkem sa kuulad seda salvestust, seda kergem see on. Mida kergem see on, seda rohkem sa kuulad seda. Kuni see on see, kes sa oled. Ja see on tõsi sinu kohta. Teades seda, tundes seda, uskudes seda, omaks võttes seda, sisse hingates seda, sisse võttes seda nüüd ja alati, võid sa aeglaselt, rahulikult, kergelt, pingutuseta lihtsalt avada oma silmad. Täita kopsud õhuga ja tulla tagasi ruumi. Aga kui sa juhtud kuulama seda salvestust õhtul enne magama minekut, sa lihtsalt vajud sügavasse, tervendavasse unne. Sellega ma siit lõpetan. Kes on huvitatud personaalsest seansist ja personaalselt blokeeringutega tegelemisest, no, võite alati minuga ühendust võtta alateadvuscoach@com gmail.com. Kirjutage, joonistage, subscribe'ige, likeige, jätke kommentaare, mille kohta teid veel huvitaks hüpnoosi seanss. Seniks aga kõike head ja kohtumiseni peatselt.